Ärev teade Häirekeskusesse selle kohta, et Türi linnas Tallinna tänaval põleb elumaja, tuli hommikul kella 3:45 ajal ning juba teatamise hetkel oli tuli korralikult laastamistööd teinud. Et hoones siis teise korruse osa oli leegis, katus oli leegis, tuli juba liikus esimesele korrusele. Esmane mure oli teada saada, palju kannatanuid on ja hakkasime tegelema nendega. Kas oli inimesi sees? Üks korter oli juba tühjaks jõudnud joosta, neid me siin enam ei näinud. Teisest korterist tõime ühe vanema daami välja koeraga ja kui info kätte saime, et kolmandas korteris võib ka keegi sees olla, siis sinna me enam siseneda ei saanud. Kokku oli hoones 4 korterit, milles 3 olid elanikud tulekahju puhkedes sees. 2 inimest ja koer pääsesid hoonest välja, kuid üks inimene, vanem mees, paraku hukkus tulekahjus. No millest selline põleng alguse võib saada? Hetkel sellist kindlat infot ei ole, mille selgitavad välja menetlejad. Küll aga mis võib siin aktiivse kütteperioodil juhtuda, on ikkagi mitte korras küttekolded. Tulekahjule reageerisid Türi, Paide, Järvakandi, Vändra ja Võhma kutselised ning Lõõla, Oisu, Käru ja Väätsa vabatahtlikud päästjad koos politsei ja kiirabiga. No tegemist oli ka päris kõrge väljakutseastmega. Jah, 3. aste oli. Seepärast, et puitmaja ja see põleb väga kiiresti ja töökäsi on alati vaja. Päästjad kustutasid tulekahju 3 lõigus, nii hoones sees kui redel autolt väljast poolt. Tulekahju lokaliseeriti kell 6:56. Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 26 inimest. Et olge hoolsad, vaadake oma elektriseadmete korrasolek üle, ärge tegelege lahtise tulega, ärge jätke küünleid järelvalveta. Mis seal ikka, ise tuleb olla hoolikas.